jälle muudkui hulgub. Hobused siinsamas magavad. Peni muudkui tuleb aga jälle. Nüüd ta oli 1,5 päeva üksinda. Seal pesunööri otsas kinni. Nüüd tuleb jälle süüa otsima. Kiikab ikka kodu poole, kas peremees, nii-öelda peremees, märkab, et Peni ära läks. Nüüd kuulatab. Mõtle selline suur lähker, kondikubu, kes on usse täis, käib muudkui meie maa peal. Noh, tal on juba lausa teerada teada. Rihm on kaelas. 2-3 päeva tagasi tõmbas selle rihma kas katki või üle pea. Ja jälle hulkus meie maa peal. Vahib, kuulatab, kas on mingit elumärki maja juures või saab tulla luusima ümber maja õue peale lausa. Kas on mingeid jäänuseid, koerajulkasid, kitsepabulaid, hobusepabulaid. Neid tema siis käib ja nosib meie maja juures. Turnik süüa ei anna. Midagi ta sinna kallab ette, noh, me teame, mis asi see on, ega see ei ole ka midagi targemat kui kitsepabul. Ma viskasin eile sinna ühe ära surnud ja haisva muti. Seda ta nüüd hirmsasti nuusib seal. Nüüd hakkas see
tuulenäitaja häält tegema, siis jäi mõtlema, et kas tasub ikka tulla, et äkki on midagi ohtlikku. Ehtne hulkurkoera käitumine. Läheb siis nüüd sinna. Jälle siitkaudu üle risti. Ta tuleb siitpoolt lähemale, sest sealt tundus ohtlik. Turnik on teinud endale marulaud esiku ette sinna uksele. Sealt laudade tagant siis piilub. Aga seda, mis tal Penny teeb, seda ei ole õrna aimugi. Läheb sealt meie maa kaudu nüüd. Lõpuks vist läheb ära. Aga ei ole kindel. Sest kõigepealt oli Penny võtt kuskil siinpool, siis oli juba järgmisel hetkel seal teisel pool, käis maja juures hiilimas. Kotune ei ole süve, noh. Siis tuleb lahti lasta ja küll korjab kuskil küla peal endal kõhu täis.